Tervist, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus, lugupidamine ja armastus. Täna võtsin oma sõbrad kaasa. Noh, sõber, kuidas läheb? Täna nägin sind eriti kena välja, Bonjuk. Mu lõvipoiss, kas tuju on paremaks läinud, jah? Kena poiss. Ma ju ütlesin teile, et Faisal tegi nendega nii ja naa. Faisal on nüüd hulluks läinud. Täna hommikul kell 5 tuli siia aia äärde ja mägis nende peale, sõbrad. Faisal on kitsedega täiesti sassi läinud. Ma ei lase enam Faisalit koos kitsedega, te teate seda. Nüüd siis. Eile oli ka väga hull vihm, torm, vihm oli tõesti halb. Eile ma ei saanud videot üles panna, andke andeks. Täna sain ka mõned pakid kätte, mu pakid jõudsid kohale. Võtan kitsede söödad, võtan koertele kanad. Roki, miks sa mikrofoni sööda? Miks sa mikrofoni sööd? Sa oled kade, sest ma kitsesid paitasin, eks? Ütle ausalt, kas ma peaksin sind paitama? Täna teen teile päeva vlogi, vend, minu igapäeva elu vlogi, ka väljaspool talu. Bonjuk, mu poiss, kui ma tulen, lasen teid välja, eks muisand? Nemad ka nüüd vaatavad mulle silma, et ma nad välja laseksin, aga pärast seda, kui mu poeg tuleb, ma ei saa teid kuhugi jättes ära minna. Tulge, vend, vaatame kõigepealt esimesi lapsi. Siis läheme välja, peame valmistuma, tulge vaatame. Oo, pamuk, kõpük, pall. Ei, oota, ära mine sisse, mis juhtus, kas teil on kõht tühi? Kas mu lõvikene on näljane? Vaata mu pongugid, mu lõvi, mašallah teile. Roki, sa oled hakanud tuvisid üles ajama, jah? Ah, Roki, tule, lähme korraks välja, tule. Meie lapsed igatsevad meid, tule. Tule, kui ma neist eemale lähen, siis neil on kohe nii raske. Oodake nüüd. Ei, Bonjuk. Ei, Bonjuk. Teie ärge tulge, poiss. Nemad tahavad ka välja minna, aga kui ma tagasi tulen, siis täna lasen teid 2 tundi kauem õue. Näita nüüd meie lõvisid ka. Mašallah minu lõvidele. Odin Basha. Sõbrad, täna ma ütlen nii. Te teate, et tõime uue tüdruku, meie Rottweilerist emase koera. Ja me otsustasime ka tema nime üle. Olgu see nimi õnnelik ja õnnetoov. Üks meie jälgijatest valis selle nime. Ta ütles, et paneme nimeks Marja. See sarnaneb marlaga, sobib marlaga kokku. Kui juba välimus ka sarnaneb, siis olgu Marja. See nimi meeldis mulle väga. Uue toodud Rottweilerist tüdruku nimi on nüüdsest Marja. Panen ta siia. Me tõime ju ainult ühe puudli ka. Talle pole me veel nime leidnud. Ootan ka teie soovitusi talle. Täna mõtlen, et tutvustan Marjat ja Odinit oma vahel. Mis te arvate? Sest varsti saab Marja Breili meie Odin Basha kaaslaseks, kui ainult Odinilt õnnestus kutsikaid saada. Ma väga soovin seda. Alex ei hakanudki jooksuajale. Lõpuks andis mulle lootust, et ehk ikka tuleb. Aga selgus, et ta oli mind petnud. Pärast seda las Marja kogub end, siis paaritame ta Marlaga, aga mõtlen, et prooviksin Marjat Odiniga. Mis arvate? Odin Basha on praegu üsna ettearvamatu. Veidi tasakaalutu, nii et see video tuleb natuke riskantne. Aga sellele videole võiks tulla 5000 meeldimist. Lubadus on lubadus, ma teen ära. Viin Maria ja Odini kokku. Carlos, baba, Alex on jälle valmis. Carlos, tule, mu poeg, mu ilus poeg. Mašallah sulle, mu karismaatiline poeg. Kuidas sa mind eelmine päev vedasid? Tegid mind narriks, mu lõvi. Mul pole jõudu oma lõvi vastu. Peame ta veel turule viima. Pole suutnud teda veel turule viia. Vana isa, ära võta ette asju, mis on sinust suuremad. Täitsa elukas, mašallah. Tõeline elukas, tule siia. Kuule, ma ütlesin, et viin Carlosi turule. Ma olen väga uudishimulik, kuidas inimesed talle reageerivad. Aga ma teen selle ära. Testambaba Asil Reina, kas lasen su lahti, tütreke, ma tulen kohe. Asja, sind ma ka praegu lahti ei lase. Ma just pesin puurid ära, umbes 45 minutit tagasi, mašallah. Kõik on jälle täis teinud, sõbrad. Nüüd ostsin endale päris palju tooteid. Oi, päris palju tooteid ostsin endale. Osa pakkidest käisin nädalavahetusel ise ära toomas. Meie tallu pakke ei tooda, nii et käin linnas järel. Osa tuleb täna kohale. Neid ootamegi, lisaks said meie kitsede söödad otsa, need tuleb ka ära osta ja ära korraldada. Aga täna tuleb äge vlog. Beebid, mida te teete, beebid? Mu armsad, mu kaunid, mida te teete? Vaadake, ma lasen neid kogu aeg aeda, aga see pole kunagi videole jäänud. Kas ma peaksin need tüdrukud, mu beebid, spetsiaalselt välja laskma ja teile video tegema? Vaadake neid.
aga õues on nad nii naljakad, et ma ei oska teile kirjeldada, tõesti väga naljakad. Nad tüütavad kõiki, ajavad kõik koerad hulluks, ausalt. Muide, mul on teile üks palve, palun ärge öelge mu palvele ei. Kui toetate mind, siis palun pange sellele videole like, tellige kanal ja jätke kommentaar, ma oleksin väga tänulik. Teie meeldimised ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud, ärge öelge mu palvele ei. Tehke üks heategu ja te teate, et jagan ka neid, kes kõige rohkem kommenteerivad. Kuule, mis te viimase videoga tegite, sõbrad? Mašallah, ma ei teadnud, keda panna. Praegu panen ekraanile 3 inimest, kelle nime ma ei saanud panna, andku andeks. Tõesti väga palju kommentaare on tulnud ja kui te juba kommentaari jätsite, siis pange oma teised kommentaarid vastusena enda kommentaarile. Vaata, praegu paned ühe ekraanile näiteks, tehke samamoodi, siis on mul lihtsam neid eristada ja valida. Jagan ka järgmises videos kõige rohkem kommenteerinud inimesed. Mul on teile palve, pange ka sellele videole kommentaare, emotikone, numbreid, kõike pange täiega, sõbrad. Ahaa, video ajal tuli üks meie pakkidest kohale, sõber. Oota, ma võtan need ka kohe ära. Yeah. Kas 2 tükki on tulnud? Jaa. Aga neid oli ju rohkem. Võib-olla on ta teel. See on 1. Ma tulen siia esmaspäeviti. Kas ma peaksin siis ülejäänu esindusest võtma? Ei, tegelikult tooma selle täna. Aga kui ma läheksin täna ja võtaksin selle esindusest? Sobib, pole probleemi. Nii et see on praegu seal, eks? Oled kindel, et ta tuli? Olen kindel. Võib-olla ta alles tulebki. Sest mulle tuli 5-6 sõnumit. Olgu need tulevad sellepärast, et on teele asunud. Yeah. Ma küsin täna uuesti, kui ma lähen. Olgu, las mees helistab niikuinii. Ja küll, ma tean, aitäh. Praegu. Tyson Baba. Poeg, sulle ei tulnud midagi. Mis need siis on? Ma ei tea, mis need on. Autošampoon. Ma ostsin ühe auto pesemiseks šampooni, see ongi see, mis tuli. Ma arvasin, et see on suurem. Mul on veel 4 pakki tulemas, vend, ma ostsin päris palju asju. Nüüd ma hakkan siia süsteemi üles seadma. Eluruumi jaoks. Teen eluruumi ilusamaks, mugavamaks ja enda omapäraseks. Nii, et ma saaksin sellest rõõmu tunda. Kogu aeg tegeleme koertega, see on küll tore, aga... Ja et meil endalgi oleks midagi erilist. Ahaa, vaata, me jätsime ukse lahti. Noora! Mis juhtus, kallid beebid? Sõbrad, siin on praegu natuke segamini. See oli katusealune koht siin. Vaata, tõde! Tõde, mis sul juhtus, poiss? Isabel tegi seda varem, nüüd hakkas ka Tede pihta, no tore küll. Sinna tegime ukse ka, täiesti asjata. Te teate, me tegime siia varikatuse, nägime kõvasti vaeva, aga kuna meister, kes seda tegi, polnud õige meister, siis ta ei teinud seda korralikult, sõbrad. Siit tuleb kogu vihmaveerennist vesi alla. Siia voolab kogu aeg vesi. Sellel rennil pole mingit otstarvet. Mees pani siia rennid, aga ta ei ühendanud seda korralikult. Ta tegi siin täiesti suvalist tööd. Maksime raha, aga ta rikkus selle koha meie jaoks ära. Kui vihma sajab, siis me püüame kõik asjad ühte kohta kokku koguda, et vesi peale ei tuleks. Kujutage ette, see osa läheb täiesti vee alla. Aga see oli meile ka kogemuseks, vend. Ilma uurimata ei tohi kedagi farmi sisse lasta. Tõesti ei tohi lasta. Täielik piinlikkus. Sellepärast ongi asjad veidi segamini, ärge pahandage. Ostsin endale uue boksikoti. Mul on kunagi olnud korralik boksitaust. Jätsin selle päris ammu pooleli, sest sai migastada ja aega ka ei jätkunud. Lisaks tahan ma viimasel ajal veidi kaalu kaotada. Seetõttu mõtlesin, et hakkan jälle aktiivselt boksitrenni tegema. Ostsin endale hea boksikoti, nüüd olen hakanud trenni tegema, teen täiega kardiat. Sooviksin umbes 20 kilo alla võtta. Loodan, et saan sellega tehtud, sest boks on vend kõige kiirem viis kaalu kaotada. Kuna teed täiega kardiat, kogu keha töötab aktiivselt, see on väga hea. Kaotad kiiresti kaalu, higistad kõvasti. Ja see sobib ka siia meie juurde hästi. Mu kott on ilus, ostsin endale ka sellised kindad, et me oma käsi ära ei vigastaks. See sobis siia hästi. Lisaks vaata, mida ma veel ostsin. Siin on sellised raskused, seda ma, ei suutnudki hoida. Muide, ma võtsin selle ka esimest korda elus, pole veel kasutanud. Ma nägin seda internetis. Saavad selle! Sa paned selle oma kätele või jalgadele, üks neist kaalub 3 kilo, teine samuti 3 kilo. Kokku lisad sa oma kehale 6 kilo lisaraskust. Ma kasutan seda randmete jaoks, kui saame selle ümber panna. Kui ei saa, siis jalgadele. Tavaliselt kasutatakse neid jalgadel. Ma proovin randme jaoks, ma võtsin need, et oma käsi rohkem koormata. Kokku on need 2-6 kilo. Ja vaata, ma ütlesin teile, et ma kukkusin mootorratant.
ma vigastasin oma põlve, vaata. Te teate, me ostsime selle mootorratta alles hiljuti. meie köökan, tänu temale. ta oli hea tabastada. ta kukkus mootorrattaga, kas saaksid mootorratta selle külje ka üles võtta? näita seda vohta. ta lõhkus siin külje plastiku. ja siis see lenks läks kõveraks. ma kasutan seda ikka veel niimoodi. Kökhan kukkus korra mootorratta peale ja rikkus selle ära. Õnneks temaga endaga midagi ei juhtunud. mis juhtus, see juhtus. ma tellisin uue lenksu. ootan seda praegu. see on tõenäoliselt teises pakis. täna saame selle ka kätte. Neid küljepaneele ma ei ostnud. nüüd lähen krossi sõitma, kuna see on plastikust, kukume kindlasti. ma kukkusin ka hiljuti. see kukkus mu põlve peale. Vigastasin oma põlve. see krossi värk on ohtlik. ühel päeval teen teile krossi vloga. Kross on väga lõbus. me käime vahel öösel sõitmas. öösiti just siis, kui see kõige ohtlikum on. see on väga lõbus. ostsin endale sellise põlvekaitsme. muide, see ei ole mingi reklaam ega midagi, ärge valesti aru saage. leidsin need internetist ja ostsin ära. pärast seda, kui põlve vigastasin, mõtlesin, et ostan endale sellise. selle sisemine pool on selline. see kaitseb sind löökide eest. ma pole seda veel kordagi kandnud, isegi silti pole eemaldanud. vihma sadas, ma ei läinud. ma panen selle peale. see tuleb siia niimoodi. pärast seda loodetavasti põlvega enam midagi sellist ei juhtu. loodetavasti. sest see, et mu põlv selliseks läks, häiris mind väga. ütlesin, et tänu jumalale ei juhtunud midagi tõsisemat. pärast seda võtsin need asjad, vaata. toon siia niikuinii auto, pesen motikaid ja nii edasi. siin on selline kinnas. sa vahutad sellega. sa paned sellele šampooni. sa pesed mootorratast autot, et see ei kriimustaks. mis see on? see on vist käepigisti. Roki. vaata, see on käepigisti. ma ostsin endale sellise käepigisti, et randmeid treenida. see on selline reguleeritav asi, päris hea. siit saan seda kuni 60 kiloni reguleerida, näed sa. selle aastat. kas see on praegu 5 peal? kuidas seda kasutatakse, ma ka ei tea, selle saame ka teada. seda tõmbad niimoodi pingule. sa tõstad seda. see läheb raskemaks. võtsin selle endale randmetreenimiseks. siis võtsin endale sellise auto pesemise mopi. seda pole ma veel proovinud, proovin varsti. see on ka selleks, et see autot ei kriimustaks, ma ei pese harjaga. vaatame siis seda šampooni ka korra. vaatate, milline see on. ükski neist ei ole reklaam, lihtsalt teadmiseks. vaatame. selline vaht ütleb, et on autošampoon. ma ostsin sellise autošampooni. proovime ära, vaatame, mis see endast kujutab. 5 kilo. ma pesen sellega auto puhtaks. nüüd pesen siin mootorrattaid mõlemad korraga. autot tõmban ka sinna ettepoole. seal hakkan nüüd pesema. panen külge tolmuimeja, harja ja muu pudi-padi. Roki. ära lõhu seda, ole korralik. seal ma pesengi, see on mu hobi. veel on ka pakke, need peame ka postkontorist ära tooma. ma ostsin ka koju mõned asjad. Neid ma teile praegu ei näita. võtsimegi aegamisi, aga see tuli siia hästi välja. nüüd ostan siia ka laua, pingilaua. kangikomplekt on mul juba olemas. ma toon need siia. ma tahtsin jõusaali minna. ma mõtlesin, et mul on ju suur aed, mis mul jõusaalis teha on. näe, trenn olemas, tee seda oma aias. panen siin oma suva järgi muusika ka mängima. teen siin oma sporti täiesti rahulikult, vend. ma alles alustan niikuinii. võtame natuke kaalu maha. see boksikott on muidu hea, ostsin kvaliteetse, aga natuke kerge jäi minu jaoks. vaata, kohe lenda minema. kas see on seotud sellega, kus ta seisab? vaata, Tede, ära hammusta seda boksikotti, poiss. see, kuidas ta lendab, pole eriti hea. selle kaal peaks ka olema 35 kilo. vähemalt nii ma tean. selle asukohta pole ma veel päris paika pannud. las ma nihutan seda natuke siiapoole. see jääb mulle siin kohe ette. vanaisa, ära hammusta seda boksikotti. hülvameisse. kuidas nad kardavad, eile olid Roki ja see teine puudel ka siin. ma löön sellele täpselt nagu Isabel ründab. Nad ründavad niimoodi, mõlemad on väga hullud, mees. nüüd hakkame vaikselt valmistuma. Lähme linna poole, võtame ülejäänud pakid ära. teeme kitsedele sisseostud ära. teeme kanadele ja koertele ka sisseostud ära.
jätkame. Sõbrad, nüüd oleme linna jõudnud ja kohe, kui ma linna jõudsin, olin näljane. Mõtlesin, et sööme midagi, vend. Tulin ühte söögikohta. Mida meil söögiks on? Selline orman kebab. Arnautšil. Meie pilafid. Meie maitsev airaan, marineeritud pipar ja vesi. Täidame kõhud korralikult täis, et jõud tagasi tuleks. Pärast seda võtame. Kõigepealt käisin ühe kullerfirma juures. Ma ütlesin ju, et kullerid ei too farmi. On üks 3-täheline kullerfirma. Õnneks see toob kohale. Esimese paki saime temalt. Ülejäänud sain ka just ette. Nüüd läheme varsti teiste juurde, võtame need ka ära. Bismillahirrahmanirrahim. Unustasin eleuses seda öelda. Mida ma talus ütlesin? Kas ma ütlesin, et võtan 20 kilo alla? Selle tempoga ära unista, et me kaotame 20 kilo. Me võtame pigem veel 20 kilo juurde, vend. Need pole ka selleks, et kõhtu täis saada, vaid lihtsalt natuke maitset suhu saada. Muide, ma näitan seda, andke andeks, kui midagi valesti teen. Kui kunagi kokku satume, teen teile välja, see on lubadus. Andke andeks, täna vend ma teen terve päeva teile vlogi. Vaata, mulle väga meeldib süüa. On üks toit, mis mulle ei meeldi. Söön. Kui teilgi on mõni toit, mis teile üldse ei meeldi, siis kirjutage kommentaaridesse. Mina ei vali toitu. Aga seeni ma üldse ei armasta, vend. Pitsat ma ka üldse ei armasta, vaata. Seened, pitsa. Mida ma veel ei armasta? Seened, pitsa. Kõike muud söön ma ära, ei jäta midagi järele. Ma ei armasta üldse seenepitsat. Vaata, isegi kui ma satuksin üksikule saarele ja jääksin nälga, ei sööks ma seeni. Kui seal oleks ainus söök seened, siis ma sööksin neid. Muidu ma ei sööks, seal ka ainult selleks, et mitte surra. Kui ma ütleksin, et ma seal ei sööks, siis ma liialdaksin seekord. See ei ole mulle nüüd nii vastik ka. Piitsa lõhn näidib mind ka, seda ma ka üldse ei armasta. Minu lemmiktoit. Ma armastan väga sarmat, eriti musta kapsasarmat. Ma jumaldan seda, kalmjärg. Kõik hautised, baklasaaniroad, kartuliroad, pilaf ja muu selline. Nagu nägite, sõin ma isegi eelmisel hommikul hommikusöögiks hautist. Mulle väga meeldivad hautised. Meie toidukultuur on ka tõesti väga hea, ausalt öeldes. Aga mu lemmiktoit ei tulnud praegu meelde, ma söön kõike, ausalt öeldes. Aga eriti armastan ma sarmat. Kapsarullid, viinavaleleherullid, karnijärg. Seda armastan ka väga. Lihatoitudega mul eriti head suhet ei ole. Ära vaata, et ma praegu liha söön. Vahepeal söön, aga mulle meeldivad rohkem köögiviljad. Ka tema armastab köögiviljatoite. Praegu. Üks meist on Musta mere kandist. Meie isu köögiviljade järele tuleb ka sealt, see ka sellepärast. Milline on teie lemmiktoit? Ootan kommentaaridesse seda, mis teile ei meeldi. Nüüd las ma söön selle toidu ilusti ära. Kuna olen videos, ei saa ma rahulikult ja isukalt süüa. Las ma söön toidu ära, vend, siis jätkame pakiga. Sõbrad, nüüd jõudsime kanapoodi. Siit ostsin täna lastele toiduportsionid, tule näitame neid kõik ükshaaval. Nii. Meil on 10 kilo nahka. Nagu näete. Nii. Ja siis... Siin on meil 12 kilo kintsuluud. Tavaliselt ma ei anna kintsuluud, te teate seda, ma olen teile alati öelnud. Nüüd annan ma neid natuke haaval. Jagasin laiali iga koera kohta 1-2 tükki näiteks. Annan neid vastavalt sellele, vähemalt nii pole sellest kahju. Aga kui annad liiga palju, siis on probleem. Ja siis edasi. Mis need olid, kas need olid karbonaadikondid?
jah, need on liiblikakujulised supikondid, vaata need, mida sa näed. täna ostsime neid. Tavaliselt ostsime rinnakorviluid. täna ostsime neid. Kokku onu Halil. Jõudu tööle. Aitäh! Mida sa teed, vend? Kuidas läheb? Hoia mu käest kõvasti kinni, las nad vähemalt näevad. Jumal andku sulle jõudu, vend. Kuidas läheb, kas oled hästi? Suurepärane. Täna mõtlesin, et teen ka video, näitan neid asju, kui ma neid võtan. Hea mõte, muidugi. Inimesed ju tunnevad huvi, millega ma neid toidan. Vaata, see on meie ühe päeva toidukord. Abi, ma ei valeta, ma ostan seda iga päev, eks? Iga päev. Iga päev, see ei jää kunagi vahele. Me anname iga päev. See ei jää kunagi vahele. Me ostame iga päev talle soovitud luu või toote. Jumal õnnistagu sind. Sõber. Kas pole mitte 2-3 tonni kuus? Ma ostan peaaegu 2-3 tonni kana. Kuule, meil on palju lapsi, vaata. See on ühe päeva portsjon, vaata seda. Inimesed küsivad, kuidas sa hakkama saad? Kui armastad, siis hoolitsed. Mis sa ikka teed? Lapsi on palju, ma ei ütle niisama, et me ei kasvata neid nagu koeri, vaid lausa nagu oma lapsi. Ma võtan neid, sest ma armastan neid. Hoolitsen nende eest, sõbrad. Nüüd las ma panen need autosse. Ma jätkan pakkide võtmist. Sealt läheme otse talusse. Talus jätkame sealt, kus pooleli jäi. Sõbrad, nüüd tulime sööta võtma. Vennas, salam aleikum. Aleikum salam. Edu töös, kuidas läheb? Tere tulemast. Sa tead, kitsed on meie. Jah. See on meid täiesti ära kurnanud. Ma ostan kord nädalas sööta, sõbrad. Nüüd on meil vaja odra helbeid. Olgu. Maisselvet. Olgu. Palju sööta. Pärast seda nisu. Aga nisu võtan väikese koguse. Sellest võtan 2 tükki, sellest piisab. Võtame ka selle asja. Need väikesed kivid, mida nad lakuvad, eks. Võtame sellest kõige väiksema. Soolakivi. Jah, soolakivi sellest. Olgu. Meil on juba 5 kitse, valime ühe väikese. Mis see on? Mis toit see on, millel on kirjutatud printsess? See piim on 19. Ei, see ei ole meie piim. Las ma aitan sind. Ära väsita end. Mis see on, ooder või? Odra hebe, anna mulle. Oleksin ma pidanud aitama. Ei noh, vend, sinust mulle piisab. Tude. Paneme oma odra paika. Sõbrad, iga 10 päeva tagant ostame sööta. Nüüd, nagu te teate, kitsed, kanad, haned ja pardid on meil palju. Seetõttu ei jätku siin sööta kõigile. Teise autosse ei mahu ära, seetõttu tulin seekord torosiga. Teise autosse ei mahu sööt ära. Nüüd tule siia, vaatame. Oota, ära tee sellest üldse välja, vend. Las ma võtan selle. Ei, las ma võtan selle. Sina. Anna. Olgu, siis ma võtan selle asja. Vaade. Me oleme noored, me kanname ära, pole probleemi. Pareme selle tallede kasvatussööda ka sinna. Oota, ma aitan sind, oota. Sa poleks pidanud end nii pingutama. Okei. Jah, sina pane sool. Mina valin soola, vend, sina pane mais. Mali. Tude vaatame soolasid. Need on soolad, sõbrad. Las ma ütlen neile, kes ei tea. Vitamiinid ja mineraalid, kitsed peavad neid lakkuma. Väidetavalt vitamiinid ja mineraalid. See on soolane asi. Võtame ühe väiksema. Võta. 3 kilo 800 grammi. Kui palju maksab selle kilo? 8. 8 liidi. Vaata korra, vend. Pane 8 peale. 30 liiri. Olgu, see on 30 liiri. Võtsime oma nisu. Kas meil on veel midagi vaja? Ilmselt rohkem midagi pole vaja. Piisab küll. Eks teid teate. Mida me veel ostame? Kui palju sööda eest kokku tuli? Nüüd vaatame ka. Oota, et ma oma nisu ka ära ei unustaks, vend. 100 lira eest nisu. Olgu, tule siia ka. Koos kiviga on see 130 lira. Olgu. Vaatame nüüd. Kallis sõber, sa ütlesid ühe portsjoni esmet. Odra helbet. 860. Olgu. Odra helbet. 1 pakk maisi helbeid 800. Maisi helbet 820. Olgu. 820. Jah. Ja ka tall. Tallid sued. Kasvatad talle. Suur taljesööt 980 liiri. Kas sellele tõusis jälle hind? 980. Kui palju need maksavad, vend? Vend, see maksab 130 liiri.
panime veel 130 juurde. 2790 liiri. olgu, võtame selle kaardilt. Võtame vennas 2900. meil pole ju midagi muud vaja, eks? 2790. jah, vend. kas sa saaksid seda niimoodi hoida? kas sa arvad, et talletoidu hind tõuseb veel? tõuseb, eks viimati oli see ka 920. praegu ei ole veel teada, aga kuu aja pärast tõuseb kindlasti. Kuu aja pärast, mai lõpus. Kuu aja pärast tõuseb. see tõuseb ju vastavalt diislikütuse hinnale, eks? muidugi, praegu hetkel ei ole midagi. praegu on hästi, praegu ei kõigu, läheb ühtlaselt. olgu, vend, annad siis tšeki. võta vennas üks hetk. ta peab selle tšeki mulle kindlasti andma. olgu, head tööd. aitäh, vend. sulle ka aitäh. nüüd oleme oma söödad kätte saanud, sõbrad. Läheme siit farmi juurde, ärge teiegi mind alt vedage, pange sellele videole üks like. jätkame farmis, sealt kus pooleli jäime. sõbrad, nüüd võtsime oma kanad. Te teate, et ma toidan ka teisi loomi väljaspool farmi. kui ma kana võtan, siis tulen alati tagantpoolt ja toidan neid. siin on meil ka selline tüdruk. alguses elas ta Karabasiga, aga Karabas jättis ta maha ja läks minema. tema jalaga on probleem, ta on koerte katku läbi põdenud. ta on haige tüdruk. tule siia, tüdruk, tule. tule, mu kallis, tule, võta nüüd. toidan neid iga päev ja loomad vaatavad meile anuvate silmadega otsa. Nad ootavad mind. seetõttu ausalt öeldes, kui siit ära lähen, pikendan teekonda taluni umbes 20 minutit. ainult selleks, et neid toita. mis siis ikka teha? loomi siin keegi ei toida. vaesed, näljased. Niil pole kedagi. kas sa sõid aru? seepärast hoolitsen nende eest, mis ma muud teha saan. süda tahaks, et koguksime nad kõik tallu kokku. aga seekord ei saa ma seda teha, sest kardan, et haigus võib külge jääda või välja tulla. seetõttu käin iga päev siin ja annan neile süüa. las tüdruk saab kõhu täis. tal pole peale meie kedagi. kahju temast, vaene hing. Häädi su mu tüdruk. mu tüdruk, ma lähen nüüd, eks? tule. tule, ma toidan sind oma käega, tule. 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 nüüd on kord Karabasside käes. Läheme nüüd ka Karabasside juurde ja toidame neid. Karabass, tule poiss, tule. kus on minu lõvid? tule siia, tule. tule. jookse. Maashallah teile, maashallah minu beebidele. no mis te siin teete? kas teil on kõht tühi? minu kena poeg, tule siia. tule. kus mu beebid on? Maashallah teile. vaata, kui nad mind kaugelt näevad siia tulemas, siis nad jooksevad kohe minu juurde. aga mitte niisama. viin teid nüüd minema, ah? Teid oli seal puudu, ah? kas ma viin teid ka sinna? Karabash, tule, ma tahan sind aidata, tule. tule. Hople. mu suur beebi. Maashallah sunde. kas te igatsesite mind või, Kanu? Öelge ausalt. ei, poeg, ei. tule. tule, ära tee ulakusi, tule. ma annan teile nüüd süüa. tütar, sina ei igatsenud mind, sa igatsesid Kanu. vaata, nad jalutavad seal taga. sa ei paista üldse, nagu oleksid mind igatsenud. nüüd oodake, poeg, vaatame. oodake, oota, ära kiirusta. ära autot kriimusta. võta, poeg. ära kriimusta autot, Kalabash. Karabash, mida sa teed? tööle, poeg. Kuramus, Karabash. Kuramus, poeg. mida sa teed kõigi nende kontidega, mida farmis olevad loomad siis seekord söövad, eks, Karabash? võta, mu laps. see ei maha. kurat ajas kõik maha, kas sa näed, Karabasi? head töö. anna. ärge sööge neid kõiki ära, mis need talus olevad siis seekord söövad. seal on ju, mu poeg. Karabas, ära mine lõigile kallale. oota, levitame selle laiali. las nad söövad rahulikult. Karabas, ajas selle sinna. võta, poiss. seekord nad tülitsevad. võta sina ka, tüdruk. lüüge ära, vaatame. head isu, mu lõvid. Need ei vaata mind, vaid nad justkui igatsevad rohkem kana. mis sa arvad, end? oota,
Parapoiss, ma hakkan seda laiali laotama, sa ju ei hammusta mind, eks? oota? Puistame natuke laiali ka, vend. Et ta mind ka ei hammustaks. oota? Harabashi ei hammusta, ta on ju tark. Vaata neid, 3, 5, 6, üks koer on veel, tal on üks silm pime, ta on teises külas. Tema olukord on ka väga halb, mõlemad silmad on pimedad, ta üritab tänaval ellu jääda. Iga kord möödudes toidan ka teda, aga nüüd tulles ei näinud ma teda. Tavaliselt toidan ma ka teda alati, siit möödudes anname talle, nad kõik sõltuvad meist, vend. Kui meie neid ei toidaks, kes hoolitseks nende eest, kes nendega tegeleks? Siin on üks tubli mees ka. Tegelikult mitte ainult üks, vaid 3 inimest on siin. Nemadki hoolitsevad nende eest nii palju kui saavad, vaatavad nende järele. Mina annan ka iga päev mööda minnes, see on heategu. Nad ootavad mind, kui nad mind ja autot näevad, hakkavad kõik jooksma. Aga kuidas nad jooksevad, see pole nalja asi. Nad ei pea mind enam omanikuks. Nad tulevad selle kana pärast. Selle, näed, selle. Ta ei tule minu pärast, mitte selle pärast, et ta mind igatseks. Söö, tüdruk. Noored, ma lähen nüüd, eks ole, Karabas. Ma toitsin teid kõhu täis. Kas teil on pojad minult veel midagi soovida? Ei, poeg. Hästi söö nüüd oma toit ära. Ära mingil juhul, ära tee pahandust. Lähme nüüd vaikselt farmi, sõbrad. Karabas, ma lähen nüüd. Mul lõvi, mašallah, sulle. Noored, kas igatsesite isa, noored? Nüüd viskame nendele lõvidele ühe kasti kanaliha, sõbrad. Lähme sealt edasi ja avame ülejäänud pakid. Las need, kes ukse ees on, saavad kõhu täis. Kas minu beebid on näljased on või? Jookse. Hoppala, no võtke mu kallikesed. Vaadake, ma ostsin ka selliseid lilli, sõbrad. Väga ilusad lilled. Oodake nüüd, beebid, oodake. Vaadake neid lilli, vaadake. Vaata, kui ilus see on. Selline sinine. Kas see on sinine? Mis värv see on? Lilla. Roosa, punane. Neile, kes teab, mis lilled need on, panen kommentaarides südame. Mis lilled need on? Vaatame, kes õigesti ära arvab. Need on kapotililled. Ma ostsin neist 3 tükki. Ma panen need ühte suurde potti kokku ja asetan konteineri juurde. Mulle väga meeldisid need lilled, need on väga ilusad. Noored, kas teil on kõht tühjaks läinud, kaplan? Nüüd, vend, ma võtan siis need pakid vastu, eks? Oota, võtame ka meie pakid vastu. Las nemad saavad kõhu täis. Tyson, baba, näen, et oled päris näljane. Aga neil pole veel söögiaeg. Söögiajani on veel 3 tundi. Viskame ühe kasti sisse, las need keskel olevad saavad kõhu täis, sõbrad. Nüüd olen oma pakkide pärast väga uudishimulik. 2 tükki pole veel kohale jõudnud. Homme tulevad need ka. Nad teevad tööd niimoodi partiide kaupa. Ja kui ma homme ka lähen, siis nähen ma juba 3. korda. Ja Phil, mul on pakke kõigi kullerfirmade juures. Me käime kõik 4 firmat järjest läbi, kujutage ette. Kuna veik tuleb segamini. Nüüd lähme sinna konteineri juurde, vaatame kiiresti ka. Nüüd vaatame kõigepealt neid lilli, vend. Mu lillekesed tead on väga ilusaks läinud, tõesti väga. Ma tahtsin siia ilusat lille. Seda nägin ka turul, mulle väga meeldis ja ostsin kohe ära. Avame selle ettevaatlikult, et meie lilli mitte murda. Vaata seda, kas see ei näe väga ilus välja? Mulle meeldib see lill väga. See ei lõhna üldse, aga pole hullu. Lõhna pole, ometi on kogu aed lilli täis. Pole hullu. Paneme ühe ka siia. Need hiljem... Ma panen need suurde potti. On ju need ristkülikujulised potid. Ma istutan 3 ühte kohta. Lilled tulevad välja niimoodi värvilistena. Punane, lilla, roosa. Need jäävad kõik segamini, vend. Ausalt, mulle väga meeldisid lilled. Ma koristan ja korraldan siin veel. Praegu on ümbrus natuke segamini. Ilus, mulle väga meeldisid meie lilled. Need sobivad siia hästi. Nüüd vaatame, mis pakid meile tulnud on, vend. Avame need ükshaaval ja vaatame. Ma olen väga uudishimulik, näed. Ma ostsin ühe mootorrattakinda. Meie mootorrattakindad on kohale jõudnud. Kas ma lasen Isabeli koos Nokiga välja? Oota, las ma vaatan. Tule siia, mu tüdruk. Uudishimulikud melatid. Suurete uudishimust ära. Surete ära, nii väga tahate teada. Kirjas on XX large. Vaatame, kas see sobib mulle kätte. Ohoo, see ei lähegi sisse, noh.
natuke pingutasime ka, aga XX large jäi mulle kitsaks. Ilus. Ei, see on vist natuke kehv. Mulle ei meeldinud selle sisemine viimistlus. See on väga õhuke, kui sellega kukkuda, siis see rebeneb. Või äkki tundub see mulle nii, sest olen harjunud talvekinnastega. Rocki tundub, nagu me poleks aastaid näinud, poiss. Näete, ma just sellest rocki harjumusest rääkisingi teile. Ma vist ei meeldinud see kinnas eriti ilmselt sellepärast, et see on suvine. Praegu kasutan ma talvekinnast. See on paks sellepärast. Mis see on? See on üks minu erikreem habeme jaoks. Mis see on? Avame ja vaatame. Ei, selle olin ma ostnud, see ei ole mingi reklaam ega midagi. Armatuurlaua poleedimisvahend, et auto armatuurlaud läigiks. Kas proovime seda isegi mootorratta peal? Pritsime seda kuhugi mootorratta peale ja vaatame. Kas see oli hea? Aga kus mootorrattal üldse must koht on? See süsinik just osa on seal. Pritsime seda korra niimoodi, vaatame. Sellest ei saa aru, aga miks see nii vahutab? Seda peab vist lapiga pühkima, ma vaatan. Kus meie kindad olid? Pühime sellega korra ära, vaatame. Vaata. Tundub, et natuke aitas. Ma ei saanud aru. Isabel, ei. Ole korralik. Isabel, otsi ka võimalust tõule kallale minna. Jälle see Isabel tünitses hommikul Toniga, sõbrad. Isabel, tule siia. Mine edasi. Mine edasi, Isabel. Mine. Vaata, otsib lihtsalt võimalust Tonile kallale minnaks. Sellest ma aru ei saanud, aga me proovime seda autos. Seda proovime autos. Mis see on? Sellele vaatame kõige viimasena. Vaatame, mis see on. Terve hunni pudipadi. See asi. See on auto selle asja puhastamiseks. Kliimaavasid ja muud sellist. Peenpuhastuseks. Selle vastu tekkis ka huvi, aga tõenäoliselt puhastame sellega korra ja siis viskame nurka. Nii, mis see nüüd on? Vaatame siis. See asi mootorrattaga sõites mu kael külmetas kiivri alt. Et ma paneksin selle kaela ümber. Kaelus seal. Paneme selle korra kaela, vaatame. Kas see sobib mulle? Kas ma näen hea välja? Kas see ei sobigi või? Hästi, siis ma jätkan midjat niimoodi. See on olemas, mis see on? Mis see on? See on ka autopesuläpp. Väidetavalt imab vette hästi, proovime järgi. Näe, selline autopesulapp. Mootorratast ja muudki puhastan nüüd sellega. Vett ei hoia kinni, lai ja ilus. Selline lapp on see. Igasuguseid vidinaid ja pudipadi. Praegu. Mind huvitab see asi, noh. Mootorratta lenks, sõbrad, ma ütlesin ju, et lenks tuleb. Avame selle korra, mees ütles, et see on järelturu osa. Vaatame, kas originaaliga on palju vahet. Mis asi see on nagu jalgratta lenks, sõbrad? Oota, las ma vaatan. Oho, kas see kahvel on mingi järelturu oma või? Mees ütles, et see on järelturu oma, aga kui originaal juba kiiresti kõveraks läks, siis läheb see väga kiiresti kõveraks. Ausalt öeldes on see ikka väga kehv asi. Ausalt öeldes ei meeldinud mulle üldse see keemitus ega midagi, loodetavasti ei lähe see uuesti kõveraks. Selle panen täna külge, vaatame, aga tõesti väga kehv asi on see. No pagan, millised jamad see meile kaela tõi. Ausõna tõesti. Nüüd huvitas mind kõige rohkem see asi, vend. See on mootorratturi riietus. Ma pole seda kunagi varem kandnud. Mul ei olnud mootorrataste vastu huvi, ma alles hiljuti alustasin. Ma olen väga uudishimulik, milline see asi siis on. See on nagu mingi soomus või midagi sellist. Selle selga panemine võtab natuke aega, oota. Las ma proovin selle selga panna. Sõbrad, nüüd panin riided selga, minu komplekt sai selline. Ainult, et püksid ja saapad all ei sobinud omavahel, aga pole hullu. Tahtsin lihtsalt näha, kas see sobib mulle. Nüüd lähme ja proovime ka mootorrattale istuda. Proovime mootorrattal, kas see sobib meile? Kuidas mootorrattal välja näen? Olin ka ühe krossikiivri ostnud.
võtsime selle ka, meil polnud seda käepärast. Tagastust või midagi sellist, ootame seda. Siis vaatan veel mõnda uut kiivrit. Las tsikel nüüd natuke toibub. Bismillah. Meie tsikel kaalub ka, mašallah, 500 kilo. Oota, laseme selle alla. Tule maha siia. Kas kombineesub mulle? Mis te arvate? See asi, mis mun seljas on, tundub mulle kitsas. Kas kõigil on nii või ainult minul on see nii? Ma ei saanud sellest aru. Bismillahirrahmanirrahim. Kuidas, kas tsikli seljas on hea? Tule välja, tõde. Kas sobib mulle? Jookse tõde! Lähme! See lurjus hammustab mind jälle. Kurad läksid hulluks. Ei teede. Ei mees, oota. Ei. Oota. Ei, tede. Oota, poiss, ei. Hull jälle üritab mind hammustada. Oota. Hop. Vaata, ma löön sul pea lõhki. Ma löön sul pea lõhki. Kuule, jää seisma, Roki. Raiss tede, tõesti. Kus ta meid küll hammustas? Nojah, lõpuks läks kõik siiski hästi tasapisi. Me hakkasime krossisõitjateks saama. Täna mõtlesin, et teen teile päevavlogi. Nüüd hakkan oma ülejäänud asju korda ajama, sõbrad. Annan koertele süüa, pesen puurid uuesti ära ja lasen need, keda vaja välja. Olge tublid, ma armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. Hoolitsege enda eest hästi. Olge terved. Head aega, sõbrad!